peale siis staatiliste renderpiltide tegemise on võimalik teha ka liikupilt. Animation Motion Pass on selle jaoks käsk olemas. Ja selle jaoks oleks siis vaja teha mingisugune rada, mida mööda kaamera ja kaamera vaade käib. Kõige lihtsam on teha mingisugune ring, et kas kaamera panna ringi peale käima või siis panna kaamera ringi keskele ja vaade ringi käima, et mõnes mõttes on kaamera mööda ringi käima panna vist isegi kavalam, et nii vaatame, paneme selle ringi mingi 1500 kõrgusele umbes. Nii, ja kui ma nüüd selle Animation Motion Passi võtan, siis siin küsitakse nüüd kaamera passi, seda ma saan siis näidata, et kaamera käib mööda seda ja paneme siis, et ta sihib sinna ringi keskele kogu aeg. Siia näiteks. Nii. Kahtlane, et siia tuli nullid, aga et esimene näitab siin siis nüüd mitu freimi sekundis on, mitu kaadrit sekundis, et 30 on kindlasti liiga palju, et 15 aitab küll. Ja MPG tundub selline kõige normaalsem see videoformaat. Esialgu ma teen ainult 1 sekundise video, selleks ma saaks kaamerat sättida, et pärast selle 1 sekundilise video tegemist ma sätin kaamerat ja siis tuleb see pilt natuke varem. Nüüd tuli siia kaamera ja ma saan selle kaamera omadusi muuta, panna talle siis näiteks sellise kalasilma moodi objektiivi, et sinna mahuks rohkem vaadet sisse. Näiteks niimoodi. Ja kui ma nüüd selle animationi teen, siis ei taha pikka teha praegult ja ei taha ka väga, siin saab teha ka renderdatud korraliku video, aga ma olen praegult realistiku. Vaatame preview, kuidas siis on. Kahjuks ta nüüd ringi ei tee, midagi on valesti. Vaatab. Mis ta on mul selle? Ta pani ikkagi 0 punkti, vaatame jälle. Vaatame, kui ma panen siin sunnitud valiku tsentri. Ikka näitab 0. Point. Ei, point on õige, kui ma panen passi, vaatame, mis ta siis teeb. Vaatame preview'd. Ja nüüd ta käib mööda nurgatagusid. Lähme pointi juurde tagasi, katsume selle pointi siis kuidagi teistmoodi määrata. Järjekindlalt paneb kogu aeg 0-0-0, kuigi tegelikult ei ole. Ma pean talle sinna mingi asja joonistama. See on väike rada siis. Et võtame siis selle passi ja võtame selle väikse ringi. Vaatame, kuidas see nüüd välja näeb. Okei, parem. Et võiks natuke madalama olla. Vaatame
nüüd ikka veel võiks madalamale aga suunatud. Paneme siis meetri tarkus kaasa. Huvitav, kui ta kadus, enne pani, ilmselt oli mingi märk siin ette. Nii, baas, valik. Okei, siit juba midagi võiks tulla. 10 sekundit ja realistikun. Nii. Et see võtab siis 2 minutit aega siin väidetavalt. Video tegemine, kuna ta on realistiks, siis kahjuks kõik need polujooned, mis sinised on, jäävad ka siin nähtavale. Et ma ei hakka siis ootama, kuni see video valmis saab, lõpetame siit selle video ära. Ma usun, et kõik siit preview pealt juba näevad, mismoodi see video